poolt kõigile. Mina räägin teile täna siin tööstus 4.0. Ma usun, et kõik saalis viibijad on sellest kuulnud. Kuid siin lähemalt rääkides kõigepealt räägiksin sellest, et mida me ikkagi mõtleme tööstus 4.0 all. Millest me räägime? Me räägime selle all mitte ainult siis protsesside digitaliseerimisest, vaid me räägime tegelikult ka uute toodete teenuste arendamisest ja sellest, kuidas siis luua neid uusi kõrgema lisandväärtusega tooteid. Mis tähendab, mida meil siis vaja on tegelikult majanduskasvuks? Majanduskasvuks on meil vaja seda, et meil oleks füüsiline toode, aga me suudaksime füüsilisele tootele anda läbi digitaliseerimise ka teenuse funktsioonid. Järgmise sammuna tegelikult meil on vaja protsessi, mis oleks digitaliseeritud. Ja mis selle tulemusena tekivad? Selle tulemusena tekivadki uued ärimudelid. Kui vaadata protsesside digitaliseerimist, mis võiks siis olla esimene, kõige lihtsam samm, mida iga ettevõte saaks praegu juba alustada, mida teha. Milline see tulevikuprotsess on? Tulevikuprotsess on selline, kus inimene läbi internetikaubanduse teeb tellimuse ja lõpuks järgmine inimene on see, kes füüsiliselt selle toote saadab välja. Selles protsessis on inimese roll muutunud. Inimese roll on jälgida protsessi. See protsess saab toimida niimoodi, et inimene sinna protsessi ei sekku. Aga mida selleks protsessiks siis vaja on? Selleks tegelikult on vaja meil protsesside erinevate etapid omavahel liidestada. See tähendab seda, et me peame tegema erinevatest tarkvara lahendustest, seadmetest, masinatest ühtse tervikliku protsessi voo ja kogu see protsess peaks siis omavahel suhtlema. Alati tekib selle juures küsimus, et aga millest siis alustada? Kõige olulisem igal ettevõttel on see, et aru saada sellest, millised on meie hetke protsessid, mida me praegu teeme ja kuidas me teeme ning mida ja kuidas saaks tulevikus paremini teha, milliseid tehnoloogiaid me hetkel kasutame, milliseid automaattehnoloogiaid on maailmas arendatud ja kuidas me saaksime neid oma protsessi rakendada ja läbi selle protsesse tootlikumaks muuta. Ja see teema on äärmiselt oluline hetkel, kuna me teame, et meie turul enam tööjõudu ei jätku. Ja see on ainuke viis, mida mina isiklikult tulevikus näen, mis aitab leevendada tööjõupuudust. Aitäh!